tere hommikust! Kuidas siis väleda teo liikumiskiirus on, kui on viimased 12 tundi jäänud? Tõusub tempo. Meil läheb järjest tõusub tempo. Järjest libedamalt läheb. Et on ilmselt Eesti tigu, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Ja. Just nii on loodud. Mis siis vahepeal põnevat on juhtunud pärast seda, kui me viimati rääkisime eile õhtul? Sõitsite rulluiskudega öises Jõhvis. Kuidas oli? Õnnestus terveks jääda? Õnnestus küll, nivin navin. Ja kaevikutes ja uudismaal sõita pimedas. Ei olnud mingisugust valgustust võtta enda lamp, jah? Põhimõtteliselt me sõitsime mööda ehitusplatsi rulluiskudega. Aha. Ilmselt esmakordne kogemus. Jah. Üpris, jah. Aga nagu... Küllap Jõhvi rahvas niimoodi teeb oma sporti ja sportlik rahvas. Et ehitus ikka kestab teinekord ja ega vahepeal, kui on suured ehitused ja kaua kestavad, siis ei saa ju vahepeal sportimist katki jätta. Ei saa. Peab vastavalt oludele käituma. Mööda kruusateed tuistuda. Kas Munakivi teed on nüüdseks lõppenud või jätkuvad? Me loodame. Täna hommikul ei ole olnud. Aha. Võib-olla on korraldajad kogunud kõik ekstreemsed lõigud lõppu, et teil lõpuni põnev ja huvitav oleks. Ei tea jah, Võiks me näe? Selle korraldaja rajameistri mentaalne seisund on olnud. Eks me pärast siis saame näha. Kõik on väga hästi. Miks ei peakski olema, et ainult viimased loetud tunnid on jäänud? Kõigis 12 tundi. Tühine 12 tundi, see pole Kui juba 36 tundi on tehtud ja oldud, siis nüüd on nagu öeldakse kuke pea jäänud. Mida võiks veel teise sellise otsagi panna. ära nüüd praali. Saite magada ka või olete nagu päris... Tukasta esimene tunnikese. Mina ei saanud väga soojas saalis ei tundnud. Vanemad mehed polegi seda und. Et siis on ilmselt, nagu sa ütled, vanematel meestel eelis, et enam magada ei taha. Kiirustikku jõudu ei ole, aga sellist diisli aga on vastupidavus nagu sitketel vanematel meestel ikka. Tasa ja targu. Lähme nüüd. Aga olgu, aitäh ja edu! Palun, meil on siin paar ülesnäitel.